praegu ma ilustan, jah. Maks juuks vaatan. Nii. Absoluutselt ei usalda, vaata. Usalda, aga kontrolli. Jah. See on hea. 1-1, jah, hakkame pihta. 1-1-2-1. Ma teen sükese soft intro. Tee. Tere. Tere, sõbrad. Tere, tüdrukud. Tere, Agnes, tere, Helen, tere, Vahur. Tere, niimoodi. Kus me oleme Pärnus ja täna on siuke huvitav asi, et tavaliselt on bikiini after asjad olnud. Tavaliselt me oleme teinud jah, nagu võistluse recap'i. Jah, aga mis on siis pre-cap on praegu või? Pre-cap, jah. Pre-cap. Tüdrukud ei ole, emotsioonid on võib-olla nagu natukene alla surutud, sest see on see viimne tippude tippe hetk. Nojah, sest et see on nende esimene võistlus. Nüüd siis homme tuleb. Ja siis äkki tüdrukud tutvustavad ennast ise. Jah. Laiale ringile, mis meil ikkagi 2000 vaatajat. Et, stabiilselt 2000 kuulajat umbes meil on. Pluss miinus. Pluss miinus, sugulased. Kummast alustame? Vahur nüüd annab sõna kellegile. Mul on endal vaata eksimine. Kumb on? Agnes on blond. Agnes ma tean. Me oleme näinud kuskil. Kindlasti. Ja. Minu võistlustel ja Argentiinas. Jah. Ma arvan, et seal ta nägite. Hakkame Kui mitte varem. Hakkame Agnesest pihta. Kui palju ma tutvustama pean? Sa võid lapsepõlvest rääkida. Nagu... Meil otseselt ajalimiiti ei ole, aga natukene on. Ja räägi, millest sa nagu tahad rääkida, mis sa pead oluliseks endast nagu... Kes sa oled, kus sa tuled, miks sa seda teed, mis sa praegu oled võtnud endale selle valiku? Sõnaga. Olen Agnes. Elan Tallinnas, teen kontoritööd. Ammoonia alla läksin eelmise aasta augustis. 2024 siis või? Augustist äkki? Mitte 25. Mida iganes võib olla. Mu aju ei tööta praegu. See on olnud saada. Praegu on 2026, mõtleski 2025 augustis. Praegu juba minna lavale. See on päris kiire koostöö. 2024 jah, augustist. Meil oli kasvuperioodi veitsa üle aasta ja siis ühesõnaga ma läksin Ammoonia juurde jutuga, et ma lihtsalt tahan trenni teha, ei mingit võistlemisplaani, aga sisimas ma teadsin, et ühel hetkel ma lähen ikka selle jutuga mingi, ma peaks võistlema minna. Ja no mina olen ka ikkagi, ma olin nagu see kultuse vend on ju enne, et ma niimoodi alateadlikult suunasin ju teid sinna võistlemise poole kõik on ju. Et täna ma enam ei tee seda. Täna ma, kes iganes tuleb minu juurde, et tahab veel trenni teha, siis ma kindlasti ei reklaami enam seda fitnessi nagu mingi nii äge vaata, et kõik nagu peaks tegema seda. Ega see tuli kuidagi nii sujuvalt ka, et lihtsalt ühel hetkel see oli mingi trennis, keset trenni on mingi, et äkki võistlema, siis ma olin mingi, et tegelikult mul on mõeld selle peale. Aga jah, ja siin me oleme. No sinul oli jah, see kasvatamise periood ju päris mõnus. Süüa sai, korralikult. Trenni sai mõnusalt teha. Ei, mulle meeldis see aeg, väga. Kasvatamine oli siis aasta aega, oli mõnusat aega. Jah. Veitsa üle aasta. Kestnud? Oktoobrist alustasime, alguses oli plaan novembrist, aga ma ei jaksanud enam süüa. Sest ma olin see vend, kes ma ise ei mäletanud seda, aga Ammoonia meiega tuletas meelde, et ma käisin metsa all jalutamas ja toidukarp oli kaasas ja ma sõin lihtsalt, sest et nagu päevas polnud tunde piisavalt, et ära süüa ma sööke. No sinu kalaraas läks ikkagi päris lopsakaks ju seal mingi 2900, eile just vaatasin. 2900 jah? Ja ta on junsu ikkagi. Ja, mul on 3000 väga raske süüa vinul. No mõtle siis. Ja aga sa olid väga tubli, et vaata sa nagu järgisid ikkagi, ma olen siuke 95% kogu aeg ju, isegi rohkem. Et sa võib-olla tegid seal mingi 6 korra oli mingi üritus või asi ja siis sa nagu lasid, aga sa olid väga strikt ka sellel ajal. Et lihtsalt inimestele võib-olla anda nagu see nõuanne ka siit kaasa, et kui on nii-öelda see kasvuaeg, siis ei ole mingi törti pulki vaja teha. Ikkagi nagu järgimisse sööd on ja söö puhast toitu, lihas kasvab paremini, taastub paremini, keha on õnnelik, kõik on nagu palju ilusam ja kenam. See törti pulk on nii 90-ndate. See on täiesti, ma ei tea. No me näeme seda Instagramis, kus siin mõned Eesti kohalikud
jõusaali juhinsud seda teevad, siis ma küsin, mis asja sa teed, see on 90-ndate või ma ei tea, mis asi see on. Mitte keegi ei tee sellist asja enam. No ongi, et siis süüaks ennast lihtsalt lopsakaks, öeldes, et ma olen pulgi peal. No minu suurim hirm oligi see, et ma kasvuperioodil söön nii palju, et ma kartsin seda, et tuleb rasva liiga palju juurde ja ma teen selle dieedi keeruliseks endal. Et minu eesmärk oligi see, et võimalikult liinilt see teha, et dieet oleks võimalikult lihtne. Ei no kui sa puhast toitu sööd, siis sul ei tule seda rasva. No eks vahepeal ikka ju natukene siit-sealt võtad midagi muud ka. Teed oma kaneelirulle või midagi. Ikkagi sina põhimõtteliselt ikkagi 10 kilo oled maha võtnud, on ju, normaalses tempos. Ei ole olnud mingisugune surmamaitse sul suus kordagi ja tegelikult on ju idüll, on ju. Noh, tutvustamisel ütlemised, te ütlesite ära kõrgem kaloraaž ja mis siis see madalam on praegu? Räägime sellest. Valda küll. Praegu on 1,565 äkki. 1565, jah. Täiesti normaalne. Ei ole midagi maailma peale, on ju. Ma arvan, et paljud inimesed, kes nagu lihtsalt hobisportlased on, söövad isegi kas sama palju või vähem, et mina nagu dieedi ajal siin. Noh, me oleme kuulnud numbreid alla 1000 prepil, et ma ei tea. Mul täitsa tavaline jõusaali klient, naisterahvas, just, mul on praegu meeles, sest see just mingi paar nädalat tagasi, ta hakkas sööma 1700, ta ei jaksa ära süüa seda nagu. Alguses tunduski, et see on nii raske, et ja sul on prepi lõpus peaaegu sama, okei, see 100 mingi 20 kalorit, see on köki-möki. Noh, see on fakt, et mida kõrgemalt numbrit sa suudad alustada, seda kõrgem number sul on ilmselt ka seal prepi lõpus. Noh, Maarja-Sandra Kuivas ka juba ju mingi minu kaloraaž. Jaa, temal on siuke prepi lõpu kaloraaž mingi 1900. Sest et tal on lihtsalt, no tal on geneetika ja ainevahetus ja kõik on hea, ja lihast on nii palju, et eks see kõik nagu loeb, on ja nii. Me kõik tahaks endale seda. Aga võtame Heleni. Helen. Jah, minu nimi on Helen ja me alustasime sinuga tööd Ammoonia 2024 detsember. Väga hästi mäletan, detsembrist alustasime tegevust ja ma kirjutasin sulle kohe sooviga, et ma tahan minna lavale. Ja, sul oli ikka nagu paigas. Ja konkreetne soov, ma olin juba päris pikalt käinud jõusaalis ja ikkagi kindlaks teinud, et ma tahan lavale minna. Ja ma otsisingi just selle jaoks endale treenerid, et valmistuda lavaks. Ja saingi soovituse sinu juurde. Vaatasin sind, käisin esimeses trennis ära ja mis mulle kohe meeldis, oligi see, et trenn oli karm. Tõesti nagu karm, sa annad endast maksimumi. Kõik pigistatakse välja ja just niisugust trenni mul oli vaja. Kõik on 100% jälgitud, toit, kõik asjad, et ma jälgin full 100%, mis mulle ette on öeldud, seda ma jälgin. Sest ma tean, et siis on ka lihtsalt mingeid muudatusi sisse viia, et kui ma seal vahepeal teen mingeid oma loomingut, siis ei tea, millest see nüüd, kui midagi valesti läks, siis millest see läks nüüd valesti. Kõik on puhtalt jälgitud ja see mulle hullult meeldis. Just see. Ja... Mul hüppan vahele. No, hüppa. Miks siis see Ammoonia nagu valisid? Mis see nüüd aega ennem see oli? Kes see soovitas? Tuttav soovitas. Ma arvan, et Angela mulle soovitas ja ma mõtlesin, et ma vaatan ära. Et mis seal ikka, mis ma hakkan nagu edasi praegu vaatama, et ma proovin, kirjutan sulle, käime trennis, räägime juttu, vaatame, kuidas nagu klapp on ja kui on, siis mida ma üldse edasi otsin või milleks ma seda aega kulutan. Ja tõesti nii oligi. Ma väga hästi mäletan, kuidas ma esimene trenn jäin sinu juurde hiljaks. Ma olen üldse hiline ja see on see esimene kohe Kui sa nii ütled, siis mul tuleb meelde ja ma just vahepeal veel nagu tuletan meelde, siis mul on nagu, täna ma nagu ei mäletanudki seda vaata enam, aga jah. Mul oli tõesti nii piinlik, see oli esimene trenn ja sa kohe näitad ennast sellisest küljest, et sa jääd siuke 15 või 20 minutit hiljaks. No ma andsin ikkagi sulle võimaluse vaata, sest mul on küll see, et mul ei meeldi hiline jääd väga, on ju, aga näed, rohkem sa ei ole nagu mingit trikke teinud, on ju, et selles mõttes läks nagu hästi. Aga mõni on mul ikka selline, et iga trenn ta ikkagi jääb siuke 5-10 minutit hiljaks. Mõni on ikka 15 minutit, aga see ongi see, et kui ma olen sulle määranud tund aega, siis me teeme 45 minutit, on ju. Et oma loss, mis teha.
nii ongi ja kaotada ei taha seda aega, ma ikkagi tahaks selle kõik tund aega ilusti täis teha. Nii et sellepärast jah, mitte hilineda, mulle ka ei meeldi hilineda ega hilineda. Aga sinul on prep olnud ju veits ikkagi raskem kui Agresel võib-olla on ju, et kui me nagu ametlikult jäime suga dieedile, siis tegelikult sa olid juba tulnud mingi kaalu alla. Jaa, ma olin natuke ikkagi suts alla saanud, aga me alustasimegi septembrist. Suud ära. Jah, septembrist alustasime. Ma olin juba natuke kaalust alla tulnud, aga no ikkagi jah, oli mida alla aga kas sa tahad numbritest rääkida, mis sul nagu see maksimumkaal oli? Mitte isegi prepi algul, aga mõtlengi see enne. Enne oli üle 80, kuskil 80, võib-olla 2-3, midagi sinna kanti, aga noh, see oligi täiesti halb toitumine ikkagi, noh. Null trenni. No null trenni ei ole ikkagi, null trenni ikkagi päris ei ole olnud, aga ikkagi noh, see toiduga ikkagi lippad ja loppad. Pigem toiduga on lippad ja loppad, jah. Sammud ka, ma ei teinud absoluutselt mingeid samme, mitte midagi. Arvasingi, et mulle piisab sellest tunnist ajast jõusaalis ja ongi. Keskmine eestlane. Jah, väga paljud ongi see, et ma ju käin 3 korda nädalas see tund aega seal jõusaalis. Niimoodi, et särk ei lähe soojakski seljas. Et sellest ei piisa. Et isegi kui sa teed niimoodi iga päev tund aega, sellest ikkagi ei piisa ja sa paned täiega uupi oma toitudega ja pitsat ja makarone viineritega. Aga toidust on hea rääkida täna. Sinuga jah, kui ma mõtlen nagu see tipp nii-öelda kaal ja tänaseni on tegelikult ju vahe üle 20 kilo. Et ikkagi päris palju nagu kaalukaotust. Et tegelikult ma nagu mõtlengi, et kui inimesel on juba selline üle 15 kilo alla vaja tulla, siis see prep tuleb suht ikkagi pikk, suht karm, sul läheb väga raskeks seal lõpus on ja, et siis ma nagu soovitaks üldiselt teha nii, et mingi prep phase on ja, siis sa korra tuled sinna maintain'i peale tagasi, natukene veel võib-olla isegi teed mingeid vigade parandusi, mis on vaja teha ja siis, kui siuke mingi 10 kilo on nagu lavavormini, noh, siuke ennustatav on ja, et sinuga me ka ju ennustasime, mis see umbes võib olla, noh, täna me olemegi ju seal, kus olema peab, aga noh, tegelikult sa oled ikkagi saanud suht nuuti rõvedalt. Päris pikalt. No kuule 20. Ja see on ikka korralikult, jah. Siukese numbri et ühe raksuga seda minna on nagu... Tänapäeval sotsiaalmeedia inimesed tahaksid juba medalit saada. Mulle nagu, ma räägin selle ära, mulle nagu absoluutselt, mulle nagu veits ei istu seda, et tänapäeval paksud võtavad alla normaalseks ja siis see peaks olema nagu nii suur asi. Me oleme kõik olnud jäänud, et ma olen ka üle 30 kilo alla võtnud enne. Aga minu jaoks oli see, et okei, ma hakkasin nüüd lõpuks normaalseks inimeseks. Selle eest ma veel ei taha mingit medalit. Nüüd, kui ma võib-olla kunagi alla 3 tunni maratoni jooksen, siis selle eest võib-olla tahaks juba. Aga ma küsiks, mis on teie sõnul kõige nagu raskemad asjad olnud selle dieediga? Kõige raskemad? Väsimus on number 1. Ja see, kuidas öelda siis, isekus, mis kaasneb selle prepiga. Et isekas on nagu raske olnud olla sul, jah? Jaa, sest et ma ei ole üldse isekas inimene. Et see... Mis moodi isekas sa oled siis? Kuidas see väljendub? No see, et minu dieet on number 1, mul on vaja kõik toidud, söögid, kõik asjad, et nagu mul on reaalselt kahju oma mehest kodus. Et ma just ükspäev ütlesin talle, et ma ei kujuta ette, mis tunne nendel inimesel, kes petab oma partnerit, sest mul on juba praegu nii kehv tunne tema ees, et tema peab minu pärast seda läbi elama, mida ta elab. Et see ma mõtlesingi, et nagu, et kui raske tunne veel petjatel on. Ei, võib-olla jah, et seal on juba, et need, kes petavad, ongi natuke teistsugused. See ongi, vaata, seal peab psühhopaat olema, empaatia võime puudub ja siis ongi see, et seda on nagu väga raske parandada. Et ma ütleks jah, mul on need 2 asja nagu... Aga sa tunned, et on toedanud sind korralikult? Oo jaa, 100% nagu noh, isegi rohkem kui 100%. See on väga oluline. Et tõesti nagu see prep on mulle näidanud, et ma olin enne juba kindel oma partneris, et ma olen õige valiku teinud, aga nüüd nagu see on kivisse raiutud,
et kui muidu öeldakse, et mine partneriga reisile, et siis saad umbes teada, kas sobite kokku või ei sobi. see, et tee dieeti. ei, tee dieeti, mine samal ajal reisile ja koli. Et noh, me tegime kõike seda selle prepi jooksul, et ja noh, tõesti, ta on mega toetav. jah, müts maha, pärast saadan lilli talle selle eest, et ta on tubli. aga mis Helen arvab, mis on olnud nagu prepi kõige raskemad asjad? ma toon ainult selle ühe asja välja ja ma saan ka sinuga samastada täiesti, on energiapuudus ja see, et sa pead funktsioneerima. Samal ajal sul ei ole energiat, aga sa pead ikkagi minema, tegema kõik need asjad ära. Sa hommikul ärkad, vahet ei ole, kui palju sa magasid. Ei ole niimoodi, et ma nüüd täna magan 3 tundi kauem ja ma olen puhanud. Ei ole. Sa oled kogu aeg väsinud, pidevalt, iga hommik. Ei ole nii, et eksamiteks õppimine ka võib-olla 3 päeva ei maga seal, aga sa suudad need varud pärast taastada. Ma ei tea, kas siis sööd natuke rohkem, magad kauem, puhkad, aga siin vahet ei ole. Sa võid terve päev veeta diivanil, lihtsalt lõsutades ja sa oled sama väsinud järgmine hommik. Minu arust see on isegi väsitavam, et nagu see lebotamine, et see, kui sul on mingid, ma ei tea, ongi trennipäev, kõik asjad, mis sa pead tegema, siis sa oled liikuvuses ja siis nagu kuidagi surud endast välja selle energia. Sa ei mõtle toidule võib-olla ka nii palju, sa saad need mõtted mujale, et sa oled nagu tegevuse sees, aga tõesti, sa ei saa mitte kuskilt seda energiat, mitte kuskilt. Ma üks hetk sain energiajookidest seda, nagu ma rääkisin Amooniale, aga... Nüüd sa oled väga tubli olnud, mitte neid joonud. Jah, aga see mõju kadus ära. Üks hetk. Kas energiajoogid läksid nagu taotluslikult välja? Või lihtsalt? Ei, ma võtsin nad maha, sest üks hetk nad enam ei mõjunud mulle. Lihtsalt ei mõjunud. Vahet ei olnud, kas ma jõin selle ära, kas ma ei joonud seda ära, ma tundsin ennast ikkagi, energiat ikkagi ei olnud. Aga kuidagi vormilega mõjus pärast nendelt mahatulek? No ma ei teagi, ma arvan, et praegu üldse siuke viimased asjad, mis me siin nagu oleme teinud ja tähele pannud, on teinud siukse märgilise hüppe. Et ongi vee tarbimine, mingi soolavate jälgimine, soodiumid asjad. Et ma arvan, et need energiajoogid väga tegelikult ei olnud suur mõjutus. Sa oled ka ju teinud energiajookidega ja ilma energiajookideta. Ja. No jah, ma võtan enda pealt ka, et mul ei ole nagu suurt vahet seal. Aga no ma ei tarbinud neid nii palju ka, et noh, tõesti, ma võib-olla üle päeva tarbisin, ühe kindlasti päevas, mitte rohkem. Jah, just täpselt. Mina ikka kuritarvitasin. 6 tükki päevas. No 6 on over nagu kill. Ma tean, kus sa oled päevas vähemalt 4 Monsterit suurt ära joonud. USA-s või? Jaa. No jaa, sest et see on USA. Või et Celsiuseid, vaata, läheb põmm. Viimane kord läks rohkem Celsiuseid. Ja need on väiksemad. 0,33. Aga mina tahaks ikkagi küsida nagu ammoonia kohta, nagu kas kirjeldage üldse koostööd ammooniaga natukene? Ma olin chill. Ei noh, kas see on nagu ootus, nagu okei, te hakkasite suht ühel ajal koostööd tegema, kas nagu okei, otsustasite ja läksite, kas ta vastas ootustele või ületas ootused või on olnud mingid hetki, kus te olete kahelnud midagi? Mina ei ole kordagi kahelnud, et selles mõttes, et pigem kui on siin mingid skandaale ja teemasid olnud, siis ma olen mõelnud, et issand, et ma olen nii hea valiku teinud ikkagi ja üldse kõik mingid ühisüritused, mis meil olnud on, siis iga kord see kuidagi täidab täiega hinge ja kui näha nagu ammooniat väljaspool trennisaali, siis iga kord ma mõtlen selle peale, et nagu ma olen õige valiku teinud, et kuidas mul nagu ammoonia mu esimene treener, et kuidas mul kohe niimoodi joppas, et mina olen väga rahul oma valikuga. Hea arvas. Tuleb veel midagi. Ei, no mina olen ka täiesti rahul, ilmselgelt. Ma olen ju näinud ka, kuidas sa tüdrukuid ette valmistad, ka lavaks valmistad ja on häid tulemusi olnud ja kõike ja trennid mulle hullult meeldivad sinuga, see, et tund aega ongi viimase piirini kõik viidud. Sa alati vastad väga kiiresti, kui midagi on mingi probleem. No ikkagi vastad ja mured. Paneb kellele, jah? Prioriteedid. Ma vahest ootan nüüd mitu päeva seda vastab.
ja siis helistan ja siis on jälle vale aeg. Ma söön praegu, sa kogu aeg helistad mulle. Okei. ei, mulle meeldib see ka Ammonia puhul, et need trennid on nagu, trennid on rasked füüsiliselt, aga seal settide vahepeal nagu saab lobiseda. Nagu sõbrannaga käid trennis. Ammonia oskab olla õigel ajal karm ja õigel ajal siuke chill ja on see switch käib seal nende rollide vahel. Aga kas see Ammonia karm on juba nagu praeguses ühiskonna vaates juba nagu trenni kiusamine või on see seal vahepeal natuke? Oleneb, kuidas seda võtta, kui sa tahad karmi trenni saada, siis sa võtad seda hästi vastu. Teine võib-olla, kes tahaks seda lebotrenni saada seal 2-kilose antliga, vaatab juba teistpidi seda. Vaatab, kui kiusamist. Ma viskan nagu nalja ka vaata selle üle vahepeal, et noh, et raudselt kuradi varsti süüdistate mind, et ma olen ka mingi kuradi väärkohtlenud teid siin ja et tegelikult ma ju, see on minu armastuse keel teie vastu, et ma tahan teile ju parimat ja kahjuks nagu selles võtmes parim tulebki ainult läbi selle kuradi piitsa. Mis teha on ja sa ise tead samamoodi, et ükski olümpiavõitja ei ole seda nagu präänikuga saavutanud. No. See on veel hullem olnud, neid on retsilt piinatud, piitsutatud, kinni seotud. Vaimsed terrorid peab seal ikkagi nagu ka natuke olema. Ma ei ole teinud seda. Ma jäingi nagu mõtlema, et isegi kui ma nagu ei tunne trennis, et sa nagu piitsutaks. Jah, ma olen mingil määral psühholoogiliselt ka selline kaval olnud, et ma arvan, ma teen teiega palju sellist nagu suunamist alateadlikult, et ei saa aru, et ma tegelikult mõjutan teid. Et ma kui pärast hakata mõtlema, siis mingi türa jälle mõte muutus, sest ma suudan ära selgitada asjad, ma nagu teen nagu lollile mustaga valgeks kohe. Manipuleerides oskad, jah? Ma oskan küll. See oli esimene trenn juba, kui sa ütlesid seda mulle, et üks asi on see füüsiline trenn, mis sa teed meiega, aga teine asi ongi see, et mis tööd sa meiega vaimselt teed. Ja ma tundsingi seda juba esimeste trennidega, et sa viid selle mindseti nii õigesse kohta ja juba esimeste trennidega ma tundsin, et ma olen õiges kohas. Vaades, kui sa usaldad ja sa saad sellest aru, siis see mõjub ka sulle. Aga kui sa endas ka veel seal kahtled, siis ei tule, siis ei saa nagu mingil just see bikini fitnessi asi, see, et olla seal, see distsipliin. Noh, ongi tänapäeval juba minnakse lihtsamaks, et tegelikult mina olen kogu aeg öelnud, see kõige imetlusväärsem asi minu jaoks, sest et see laval käimine, ütleme meeste asi, see on nalja tegemine, et üldse see kõige hullem asi ongi see toidu distsipliin. Selles poole ei ole see. Ja kui seda ka nüüd võkatakse ära võtma, et nagu ainetega on, et sul pole isu, siis söögi, aga see ongi selle asja juures see kõige keerulisem asi. Üritaks ikkagi need asju ilma mingite osempikuteta ja kõigeta ojada. Ei, sa teedki nagu tugevalt, aga see kasvatabki sind edasi. Aga kui mõni inimene seda teed otsustab minna, siis see on tema valik. Et nii on ju. Mina kutsun neid kõiki suhkruhaigeteks. Võin ju. Jah, võid küll. Fair. Aga mis ma veel tahtsin küsida? Kas on prepi ajal tulnud ette, et kurat ma ikka ei viitsi? Ikka on, aga ikka on neid mõtteid tulnud, aga ma tean, et see on korraks. Et see on korraks ja lihtsalt ela see moment üle. Jah, tõesti on. Oled juba saatnud Ammoniale sõnumile, et kuule. Ma ühe korra ma saatsin, ma mäletan, sest et mul on selle kaaluga ikkagi probleeme olnud, ta on ikkagi korralikult seisnud siin mingi hetk. Ja kui sa ikkagi annad endast maksimumi iga päev, 6 kuusse, no see oli ikkagi mitu kuud. No sa tõesti annad maksimumi kardiot juurde, toitu natuke vähemaks, samme juurde, teed 100% endast. Ja mitte midagi hommikuti kaalu peal ei näed ainult kaalutõusu, siis on siuke error natuke, et mis toimub, miks ma seda teen üldse, mille jaoks või kuhu ma jõuan sellega üldse nüüd. Et ühe korra see juhtus, aga jällegi ma teadsin, et ma lähen lõpuni välja, vahet ei ole, on mis on, siis kui ei lange praegu, siis ei lange, tahab tõusta, no siis tõuseb praegu. Aga õnneks me siin nüüd lõpupoole saime ta ilusti alla liikuma. Hakkas sõna kuulama lõpuks. Jaa, tõesti, et ma ikkagi jõudsin selleni välja, et mitte kunagi ei tasu alla anda, mitte kunagi, vahet ei ole, mis seal vahepeal ka ei juhtuks. Ma tean, et Agnesel on ka olnud kindlasti seda. Sa oled mulle isegi öelnud, et sa kodus oled öelnud Karlile, et kuule kirjuta Ammoniale, et ma känsaldan. Ja see on 2 korda olnud, 1 korra oli midagi kodus ja teine kord, ma mäletan, see oli mingi õhtune trenn
ja see oli see, et kui ma saan aru, et ma ei saa õhtuti trenni teha, ma lihtsalt olin seal leg extensionsi peal. Ma lihtsalt oli niimoodi, ma ütlesin Karlile, tee minust palun pilti saada Ammoniale, et nagu kõik, nüüd on läbi, aitab. Aga Karl ei ole kordagi kirjutanud sulle. No mu vastus olekski see, et ära sittana. ja teades Ammonia vastust, siis ma nagu väga ei kirjutaks ka seda lauset, et ta niikuinii ütleb, et kuule edasi. Isegi kui te tuleks mulle selle jutuga, siis ma ka selle nagu rahustaks maha, et kui on see, et okei, ma nagu tahan loobuda, siis ma tahan kuulda, mis su argumendid on, et milleks, kus see mõte tuleb, miks sa arvad, et sa loobud ja kui sa suudad selle mulle ära põhjendada, et no siin ei ole nagu võimalust minna edasi või noh, tõesti, et sa ei taha, täiesti nagu mitte mingit drive enam pole, tahad mingeid muid asju elus teha, on ja okei. No siis on nii. Aga kui sa lihtsalt mingi, ma väsin täna, ma on kõht tühi, no ei. Et see on täpselt siuke sport, et sa ei saa, nagu sa pead endas hästi enesekindel olema ja nagu täpselt, et sa ei saa olla selline, kui sul tuleb mingi uitmõte, et sa lähed sellega kaasa. Et noh, täna on näiteks raske päev, mingi okei, ma lähen selle emotsiooniga kaasa, mingi ma annan alla, ma ei viitsi rohkem. Et sul peab lihtsalt olema see nagu tunnel vision peab olema kogu aeg ees. Et sa lihtsalt nagu ükskõik, mis on, sa pressid lihtsalt läbi sellest. Ja üldjuhul need loobumismõtted on ikkagi tulnud lõpupoole. Ja kui siin ongi võistlusteni jäänud siuke kuu aega või siuke 1,5 kuud, see on mõttetu loobuda, sa oled juba 6 kuud olnud dieedil, see on juba mõttetu. Ja, see on nagu see, et mingi, ma ei tea, asi on loadingu peal 90%, siis ma panen cancel'i, ma ei viitsi seda 10 enam oodata, on ju. Et kohe-kohe. Aga no, eks see ka, et näiteks minul oligi, et kui ma tundsin, et mul oli see raske hetk, kus ma mingi olin, et vai kirjuta Ammoniale, et ma jätan pooleli, siis ma lihtsalt pidin analüüsima, nagu mis põhjusel see tunne tuli. Siis ma sain ka aru, et okei, see oli see, et ma tegin õhtul trenni, mul ei ole õhtul seda energiat, ma pean hakkama käima kas päeval trennis, teen selle ära, et mul ei tekiks seda rasket hetke. Ja ma arvan, et see ettevalmistus, me enne ka vaata autos rääkisime, et see on teile toonud väga palju uusi häid harjumusi, et siit ainult positiivset asju nagu kaasa võtta ju tegelikult on ju. Aga kas teil tuleb see one and done või läheb edasi ka võistlema? No mina mingi aeg ütlesin, et kõik. Aga samas mul on juba käinud mõte, et mingi võib-olla kunagi veel. Et selles mõttes ma ei ütle, et see jääb mu viimaseks korraks, aga ma ei usu, et ma teeks kindlasti mitte järgmist hooaega kohe peale sügisel ja ma ei ütle ka, et ma kevadel uue hooaja teen, aga võib-olla ma ei tea 5 aasta pärast, võib-olla 10 aasta pärast ja ainult siis, kui Karl ütleb jah, ma olen nõus sellega. Ma võin avaldada arvamust selle koha pealt korra ka, et ma arvan, et see täna võib-olla te ei tea on ju veel seda või kas üldse, kas mingi, ma ei tea, hiljem on ju. Ma arvan, et palju sõltub ka sellest, mis tulemus tuleb, mida öeldakse teile nagu kohtunike poolt on ju, et kui tuleb tagasiside, et siit oleks hea potentsiaal, saad hea koha, sul on endal hea tunne, see dopamiin, mis sa sealt saad on ju, et sind hinnatakse seal ja tegelikult sul on kõik eeldused olemas, et olla hea sportlane, siis see annab, ma arvan, ka selle tahte nagu juurde, et edasi teha. Et sa saad siit paremaks, sa saad, mis tunne on olla maailmameister. Et ma arvangi, et kui nagu on see potentsiaal olemas, miks mitte nagu minna edasi. Aga täna te ei tea, te pole veel näinud, te pole veel saanud seda tunnet, te pole veel seisnud selle karikaga seal pilti teinud, on ju. Et kes teab, ma arvan, et see moment võib ka olla siuke otsustav, et ma mäletan, mina oma esimest hooaega tegin koos Liselliga, on ju, ja Lisell ütles ka, et never again, tema ei tee. Ja enne nagu lavale minekut ja mis ta tegi? Nüüd on ka ju ikkagi väga nagu eelmine aasta 16 võistlust. Ta on ikka hullu pand. Ta on hullu pand ja ta on väga hea ja ongi öeldi, et sul on super potentsiaal, anna minna. Et aga lihtsalt tema jaoks oli ka see prep oli raske, ta oli täiesti nagu siiamaani on ja ta ütles, et ta ei taha mitte kunagi enam teha. Aga läks ikka. Nii et see võib samamoodi juhtuda. Täna te ei tea, te pole veel käinud selle lava, te ei tea, mis tunne see on, kas teile meeldib, kas teile sobib. Et vaatame, ma arvan, et vara on nagu seda otsust teha. Et alati, kui keegi küsib seda küsimust, siis ma ütlen ka, et nagu ma ei ole tänaseks seda ära otsustanud ja ma ei peagi seda olema ära otsustanud, et
ma tean, et Helen on öelnud, et tema vist ilmselt ka nagu ei taha teha. Ja ma pigem praegu ei taha, selles emotsioonis, milles ma praegu elan, ma tahaks öelda, et ma pigem ei taha, aga jällegi kõik halb ununeb üks hetk, siis hakkad neid pilte vaatama, mõtlema, et tegelikult oli ju äge aeg, tegelikult oli ju äge vaadata oma keha sellisena, nagu ta praegu on. Ja teine asi, ma tahaks vaadata, kuidas ma sellest dieedist ikkagi välja tulen, et kui raske see on. Et kui see on ka tõesti, ma ei tea, kas siis veel raskem, kui dieedis olemine, nagu räägitakse, siis ka see mõjutab kindlasti. Tooks selle paralleeli siit nagu sellega ka, et see nagu sünnitamine, et teed esimese lapse, et mitte kunagi enam ei taha, ja siis läheb aasta aega mööda, nii tore oli ikka see rasedus ja et sa unustad nagu ära selle raskuse, selle raske osa, selle sünnitusosa ja siis sa tahad veel. Et ma arvan selle dieediga samad praegu te mõtlete, et nagu raske on ja ei tea, aga võtame 6 kuud hiljem, te olete mingi tere, nii tegelikult see rutiin oli mõnus on ja kõik oli nagu vorm oli äge, kõik oli lahe, tahaks nagu veel teha. Et see täiesti võib nagu tulla. Täna ei pea mitte midagi nagu... Ei, see mõtled lihtsalt huvitav. Ei, see küsimus oli hea, ma oleks selle küsinud ja ma teadsin tegelikult nende vastuseid juba, et nad kumbki ei ole mingi öeldud, 100% kuradi aasta pärast uuesti on ja. Et jah. Aga ma pigem võib-olla isegi mõtlen seda, et see prepi osa, nagu ma ütleks, et ei olegi kõige raskem selle juures olnud, aga pigem on just see, et kuidas see sobib mu elustiiliga. Et mul ikkagi meeldib reisida, me oleme väga seltskondlikud inimesed elukaaslasega, et täpselt see, et seda nagu mahutada sinna sisse ja täpselt see, et mida mu elukaaslane tunneb, et just selles nagu vaatevinklis. Seal peabki olema seda meeletu tugi peab olema ja siis veits pead nagu obsessed olema sellest. Et sa teedki need ohverdused, et sul ei ole seda sotsiaalelu reisile lähed, siis sul peab olema kõik need võimalused olemas. Gym siin, kana siin, riis siin. Liit kaasas. Eks ammoonia ka võib-olla sellepärast nagu ära väsis sellest lõpuks, et sa veits hakkad igatsema seda muud elu nagu. Aga võib-olla on ka see variant, et sa ei tee nagu järjest neid võistlushooaegasid üle aastat, võib-olla mingi 2-3 aastat vahet, siis jälle lavale. Ja see 2-3 aastat on nagu hea, et vormi ka nagu paremaks saada. Et ei pea kiirustama tegelikult sinna lavale. Deload aastaid on väga mõistlik teha ma olen oma triatleedi juures 2 korda teinud. Korra oli põlveoperatsioon, kohe selgelt ma võtan aasta vabaks, vaatan lihtsalt kõik, mis toimub. Sul tekib see trenni jänu, võtta täispikk Ironmani, see ettevalmistus on ka 6 kuud no life on ja ainult istud ratta seljas, pašus ja jooksed ja lõpuks on nagu räme kopees sellest. Aga kui sa jätadki selle vahepeal deload aasta, siis nagu tahad juba. Ja praegu ma juba tahaks nagu niimoodi, ma ei jõua seda ratast ära oodata, ma lihtsalt tahaks seal kuradi edasi-tagasi, paldiskis tagasi. Ja me teame, et kui vahver on rattara. Ma igatsen juba seda teed, aga ma mäletan. Donatis tõõrub, kiiver pähe ja lähme. Nii ta hakkab olema ja, et aga ongi, aasta on vahele jäänud ja jumala mõnus on nagu kõik vigastused, kõik asjad järgi mõeldud, kuidas ma seekord teen, ma teen ise ja kuidas ma kõike teen ja värki. Et see on väga hea mõte, nagu selles suhtes, teed ära, võtke ülirahulikult aeg maha, ongi dieedist välja ja siis, kui sa hakkadki seda normaalset elu elama, siis võib-olla saadki aru, kurat, äkki ma ikkagi pean seda nagu rutiini sisse tooma, seda distsipliini, sest et võib-olla mingil määral tundsid ennast paremini. No võib-olla, kui see vundament hoida ka siukses heas kohas, et sul ei ole sealt tulla kaalust nagu nii palju alla, siis see preppe tuleb ikka on ja mõtled, kui sul on mingi 5-6 kilo näiteks, võtad lavakaalust juurde, siis see tegelikult dieet on mingi 3 kuud. Jah, ma teeks. Sest ma tundsingi, et kasvuperioodi lõpus mu kaal läks natuke, ma olin ikka täitsa viimse piiri peal selles mõttes. Mis tähendab viimne piir? Ma ei tundnud mugavalt ennast enam. Et selles mõttes, et kui ma teeks ka veel järgmisi hooaegasid, siis ma ei tahaks ka nagu nii lasta nii kaalu kõrgeks on ju. Et see teeks kindlasti seda dieedi osa ka lihtsamaks. Jah, no see ongi, tuleb see reverse diet ära neilida ilusti ja siis juba
ongi see, et jälgidki kogu aeg, mis see kaal on, kas peab nagu seda kaloraaži timmima, et sa oled seal enam-vähem mingi maintain'i peal. Et ei ole tegelikult vaja mingit rämedat, mingit kalori üleküllust selleks, et lihas kasvab. Piisab tegelikult sellest täiesti maintain'ist. Isegi mingis väikses defitsiidis on nagu hea kasvatada. Et ei pea sööma seal mingi 500 pluss kalorit, et lihas kasvab. Ebavajalik. Trenni on vaja lihtsalt teha. Trenni vaja teha, ma ei tea. Rasket trenni. Puhata, kreatiini võtta, kõike nagu. Seda kiusamist on vaja. No ikka korralikult, jah. Lihtsalt üks saal, kus ma töötan, siis ma kuulen kogu aeg, seal päevas mingi 1 miljon korda käib see reklaam. Sa näed trennis kiusamist. Ja siis ma ise mõtlesin, mul just üks päev üks klient tegi isikliku rekordi, käis 3 minutiga oksendamas vahepeal ära. Et nüüd pannakse vangi varsti. Ei, aga see on normaalne. See on normaalne. Ma hoiatasin ette, et on ikka väga raske trenn, et see on isegi, ma olen sama enam-vähem trenni teinud, et see on ka raske. Mind see küll pole kunagi nii piirides ajanud. Sa oled mind ikka väga piirides. Mentaalselt. Nii, mis me siis küsime, kuidas siis homseks tunded on? Te olete väga rahulikud täna, liiga rahulikud, mis ei ole nagu halb märk. Ma alguses mõtlesin, et mossitavad. Ei mossita midagi. Nad on just mõlemad väga rahulikud. Ma ütlen, et minu roll teie treenerina on ka olnud võrdlemisi lihtne. Te ei ole olnud mul mingid murelapsed väga. Toimetate, saate hakkama, et sellist mingi, et iga päev tuleks jälle mingi draama või uus probleem. Väga ei ole nagu olnud. Te olete sellised rahulikud inimesed, tasakaalukad võrdlemisi on ja et sama täna, nad on tasakaalukad, nad ei rapsi siin, vaata. Mina olen see, kes läheb hästi nagu mingi täiega panen hullu on ja, et kuigi ongi see võistlusteel, et see peaks nagu väsinud ja olema võib-olla sihukest fookust hoidma, aga minu see kuidagi suhtumine on see, et ma olen rämedalt hullu, ma ei suuda paigal olla. Ei, sul on närv on sees. Mul on närv sees ja ma olen täiesti sabistan niimoodi ringi, et... Mingi hommikul varakurdi potid panika jääb kuskil Itaalia korteri. Mina tahan rahus magada ja siis büta ringi juba. No see on minu võib-olla see coping nagu mehhanism, et kui mul on ärevus, siis ma toimetan. Ma ei suuda mingi voodis. Mina olen rohkem tüdrukute sarnane, et ma tõmban ka mingi. Jaa, sa oled ka see zen vend, jah. Sa tahad vait olla, sa tahad rääkida. Just nagu tups oleks seal kogu aeg. Jah. Et see on normaalne. Aga ma olen rahulik sellepärast, et ammoonia on kaasas. Sest et ta saab lahendada meil siin meie probleemid ära. Võib-olla kui ma oleksin üksinda, ma oleks ilmselgelt, ma mõtleks juba, vaataks 10 korda, mis kell see kõik võistlus hakkas, mis kell ma pean seal olema, mis kell siin esimene kihtgrimmi, kuidas see peale panna, ma sahmiksin oluliselt kauem. Aga kui on siin ammoonia, kes ütleb, et nii, see kell me teeme seda, see kell me teeme seda, välja lähme see kell, siis on oluliselt rahulikum olla. Te ei pea mitte midagi muretsema, et kõik on, mina olengi teie aju nüüd on ja teie lihtsalt teete töö ära ja teete, mis teile öeldakse põhimõtteliselt. Ma ausalt öeldes tunnen küll, mu aju on nagu täiesti välja lülitatud. Seda me kõik teame. Ja mõelge, kui mina oleks ka praegu see, et ma peaks võistlema järgmine nädala vahetus. Ma läksin 3 kesti sellised, Vahur oleks ainuke, kes räägiks siin praegu. Kõik istuksime siin. Andkesse viia. See aju välja lülitamine on täitsa reaalne asi. Mõtle, ta ei ole teil 6 kuud nagu väga midagi. Ta on ikka väga viimase piirini viinud. Aga see ongi jällegi, see õpetab seda, te peate sellest nüüd võtma, selles on see sama asi, millest see David Goggins räägib. Sa pidi ise kontrollima oma aju ja ütlema talle, mitte tema ütleb sulle, sest aju ütleks sulle kogu aeg, sina panid. Aju on laisk, aju on räägelt laisk ja aju on ka tihtipeale on ka raamatutes palju mainitud, et see aju ütlebki sulle ainult need saatanlikke. Jaa, sarvik räägib. Saatanlik hääli. Jumal ei karju sulle peale. See tuleb. Jumal on rahulik. Sina pead ise Jumalani jõudma, aga saatan püüab sind ja kogu aeg. Liitib reis. Jah. Ai, et võtke sellest, ongi see, et kõik pärast ka lähete, teete oma reverse dieti ära ja lähete oma elu juurde tagasi ja siis kui hakkab kuskilt tulema midagi peale pressimise, on see, et fuck, see on see sama hääl, mis oli siin. See on see saatani poiss. Sest ma ütleks jah, et tõesti mingid asju on nagu palju lihtsam dieedi ajal teha, näiteks mingid trennis käimised.
ma ju tean, et ma pean seda tegema, mu aju isegi ei mõtle selle peale mingi, kas ma läheks täna trenni või ei läheks, ma lihtsalt pean seda tegema. Täna tegema hakka. Ja just, et mul on see ju niikuinii nii paigas, et selles osas aju on tõesti välja lülitatud ja ei ole isegi mingit nagu mõtet, et mingi äkki ma seda ei tee täna, äkki ma samme ei tee. Äkki ma lasen üle. Jah, või äkki ma söön hoopis midagi head. Aga tead, teil on endal selle tundega minna palju parem sinna lavale, kui te teate, et te olete endast kõik olenevad teinud ja kui siis ei saa võib-olla oma mingi tahetud kohta, siis sul ei hakka nagu see mõte, et türavad see päev, kui mul jäid need 1000 sammu puudu, see on süüdi. Või see mingi kord, kui ma sinna trenni läinud, see on süüdi. Et minna niimoodi, et sa oled andnudki endast kõik võimalikku ja noh, siis kui ei saa, siis lihtsalt keegi teine oli veel parem, on ju. Et aga vähemalt sul on see tunne, et sa ei ole nagu süüdi selles või et midagi oled teinud nagu vähem või pahasti. Fitnessis ei võida alati parim. Ei olegi jah, me teame seda. Et tuleb anda endast kõik nii prepil, laval ja nautida seda. Ilmselgelt olete oma vormi rahul. Kõik on ju tehtud hästi, töö on ära tehtud. Väikese show. Poseerivad ka juba hästi, kusjuures. Poseerimine on nii räme osa. Me oleme näinud neid värisevaid jalgu ja... Me ei tea, mis on. Te näete väga palju. Ma arvan, ma julgen öelda, et te olete ühed parimatest poseerijatest homme. Te olete mõlemad Katja juures ka ju. Aga mida, me eile oli see ühisposeerimine Katjaga ja seal ma sain aru sellest, et vaata, kui muidu poseerid üksinda, siis sul on täpselt need transition, kõik asjad on nagu paigas, aga kui sa oled teiste kõrval ja teised teevad mingid liigutusi teistmoodi, siis ma hakkan mõtlema, oota, mis ma tegema pidin. Et tekib see segadus, vaata, et ma peangi olema lihtsalt täiesti nagu oma mullis, ma tean täpselt, mis liigutused mul on, et sellest ma sain eile aru, et natuke häirib, et ma silmanurgas teisi näen. Aga... Vaata kohtunikke. Üks see lause on see, et sinu tempos las ootavad sinu järgi, kui sa teed aeglasemalt, jumala pohhu. Ise, sa pead seal selle isekuse sinna üle tooma. Täiesti savi. Las tuleb see jubu sind sinna juhendama. Ja te peategi kohtunikke vaatama ja lihtsalt kuulama. Ajus sa pead hästi alert olema, mida ütleb lavakohtunik või mikrofoni öeldakse, et nii veerand pööre paremale ja nii edasi on ja nüüd ma ei tea, see ja see vahetage kohad, aga te minu hääle kuulete ära. Te kuulete, kui ma karjun ja kui te teete midagi valesti, siis ma karjun teile, et davai, nüüd on tee seda, on ja. Et ma usun, ma olen näinud olukordi, kus ongi minu tüdruk on näiteks laval on ja lavakohtunik ütleb midagi, ta ei reageeri ja siis ma karjun ja siis ta kuulis ja siis ta tegi. Et ma usun, et see minu väga tugev käre, kõva hääl, seda te rais kuulete ikka väga hästi. Et siis te keerate kohe. Siis on võivata see. Jah. Ei, ma usun, et see laval läheb väga ladusalt ja lihtsalt sa peadki nagu selle ärevuse suutmisel kuidagi välja lülitada, vaatama kohtunikke ja lihtsalt kuulama ja tegema. Ja siis sa lased juba tegelikult nagu käskluste peale, et su aju on kõik need ära registreerinud juba need, mis öeldakse on ju. Aga eks homme ongi selline suuresti peaproov, et selles mõttes, et saabki selle tunde kätte ja siis karikatel juba saab selle võrra targem olla. Ja vaata, täna nad rahulikud, aga usun seda, et kui homme nagu see krimm juba seal lava taga nagu peal on ja bikiinid on seljas ja hakkab vaikselt see pumpamine nagu pihta, siis siis oleks see pulsikell peal, siis see ikka näitaks juba mingi 120. Seda, mis on kõik rahulik tegelikult. Ma tahakski teada, kas homme tuleb see tunne kohal, et mingi, et ma olen nüüd päriselt siin. Ma arvan, et kui sa näed teisi võistlejaid, siis sa saad aru, et okei, shit's real now ja siis tuleb juba see tunne peale. Aga soovitan minna sinna niimoodi, et sa lähed, sa näed teisi võistlejaid, aga sa oled ikka see, et peas mõtled, et aga ma olen kõikidest parem. Tulete meelde seda? Ma teen teile seda tööd seal veel homme ka. Et sina lähed ikkagi mõttega, et sa tulid võitma ja ma arvan, et see suhtumine nagu peegeldub. Ja tavale lähed ka sellega, et mina olen kuninganna, kõik, kes on siin, tulid täna mind siia vaatama, mitte kedagi teist, kes siin minuga rivis on, aga mind. Ja niimoodi, ma arvan, tuleb see etlaste kõige parem. Mida?
ja mina saan Heiti Kumuga kogu aeg rääkida, et ma olen kõigis maailma parim 24/7. et jaa, see on tõesti ja kõik teine nois tuleb ära, kui tekib korra närv peale, siis vaatagi neid teisi, vaata, need on veel rohkem närvis. Kõik on närvis nagu. Ma olen samamoodi, kui ma olen kuskilt stardis on ja kuskilt seal on see koridor on ja unnik 100, ma ei tea, paar tuhat inimest on ja kõik passime seal oma kalipsad seljas ja vaatad seda starti. Korra tuleb mingi siuke, noh, ma nimetan seda, et tagaots hakkab niimoodi käima enne veits siuke, et kohe lööb põhja alt ära. Ja siis vaatad ringi ja siis hakkad vaatama mingi silmadesse ja siis tihtipeale keegi vaatab ka ja siis on ikka priis ja siis hakkad naerma ja siis loogutad. Saad aru, et kõik on närvis. Et kõik teevad sama asja ju tegelikult. Ja siis tekib kuskil siuke soe tunne mingi hetk sisse, et siukest asja ikka tuleb ette ja kõik see närv, mis on, no öeldakse, et no ma ütlen kõik nagu maailmakuulsad poksijad, kes ütlevad, see päev, kui ta ei ole närvis olnud või näiteks GSP, kes on üks lemmik, üks Kanada mees on ja ta ütles, et ainuke kord, kui ta ei olnud närvis ja ta magas ennem fighti korralikult oli see, kus teda nokki löödi. Et see närv on ülioluline. Et see fokusseeribki panna. See ei pea nagu alati olema. No, siin on ikkagi nii palju on neid asju näidanud. Ei, ma olen ikkagi väga palju näinud, kuidas overalli võitjad on lava taga niimoodi pikutavad seal. Mitte midagi ei sabista, lihtsalt klapid peas chillivad. Ootavadki, et millal keegi ütleb, et sul on nüüd aeg nagu minna. Võib-olla mängivad hästi, peas käib ei tea. Aga võib-olla tekibki see tunne alles seal ennem lavale astumist, tekib see õige see närvitunne, sest mingi elevus peab sees olema. Mina olen näinud sellised, kes närvitsevad ja mingid asjad on kadunud ja kõrvarõngas kadunud, aga nii kui astubki sinna lava peale, siis on hoopis teine muusika. Kõik on jumala pohhu, mis teised teevad, kõik on ilus naeratus. Et inimesed on nii erinevad, sa ei teagi kunagi ja kuna teil on esimene kord ka, siis võtke see oma kogemus, leidke ennast lihtsalt, mis ongi see teie. Ja ma neile tegelikult ammu poolt ütlesin ka, et te teete ainult ühe korra seda nagu esimest korda, et võtke see nagu täiega sisse ja nautige, et sa hiljem, kui sa teed, see on juba nagu, noh, ei tea juba enam mitmes kord on ja, aga see täpselt see nagu see süütuse kaotamine, vaata homme on ja, et see on nagu võimas. Ja ma arvan, et no eks siis ongi, ega kui sa süütust kaotad, sa ka ei tea, mis sind ees ootab ja pärast alles nagu saad aru, mis just juhtus. Me ei pea täna sinna teemale rohkem nagu laskuma. Okei, võtame selle siis järgmine kord ette. Ma panen kirja. Hakkam Mauri süütuse kaotamisest järgmine episood rääkima. Seda ei mäleta keegi, ma ei saa kindla. Okei, see selleks. Nii, aga ma tegelikult ei tahakski teid rohkem kiusata. Kõike edu, homme näeme. Kui on vaja, siis rahustame mõlemad maha teid seal. Kui on vaja just käima ajada, saame sellega ka hakkama. Ma oskan naisi väga hästi närvi ajada. Ei, närvi hakka ja sul on ka ikkagi tingimused, et sa ei tohi mind ka närvi ajada oma. Ma tean, et sa tahad hakata seal jaurama minuga, aga... Ma ei ole kunagi siin närvi jäänud. Sa hakkad kiusama mind. Sest sa mõtled, et sa oled ainuke inimene, kes võib olla midagi öelda. Aga saad aru, see kõrvaltvaatajatele on see väga... Ja, ma tean, sest sa oledki nii suur humorist, eliidhumorist, aga teeme nii, et homme mind hakka ärritama. Vaata, kuuled ka praegu vaatavad, kui ma ei oleks veits vihaseks. Kuule, näevad seda pühapäeva hommikul. Siis, kui on juba laval käidud. Ja siis ma võin öelda, kas Vahur ajas mind tänaga. Seda järgmine episood. Kägistasin sind natukene. Võime natuke. Järgmine episood võtame natuke seda ja siis võtame natuke seda. Aga lepime täna mingi selle code wordi nagu kokku, et kui ma tunnen, et ma tunnen sulle kohe kallale, siis ma lihtsalt ütlen mingi kabatšokk. Kabatšokk. Siis sa pead nagu aru saama, et okei, nii, nüüd paar nagu seda nooti tõmbaks alla. Ei, ma tahaks ikkagi Luftwaffe. Mis asi see on? Õhujõud. Saga kirja. Õhujõud. Luftwaffe või? Tavai. Kui sa meid närvi, siis ühesõnaga. Luftwaffe! Lava taga kuuleb, et ma karjun Luftwaffe, siis teate. Kabatšokk, seda juba. Sa karjud kuskilt Luftwaffe! Ja siis
vabad minema. ei, kavatšok on jumala hea ju. Ei ole. Ühesõnaga, nalja naljaks. Läheb nii, kuidas minema peab. Teeme pulli. No mina tahan ikkagi saada kulda homme. Nagu ikka. Ei no see on ju, see peab olema nagunii kogu aeg ees. Ma lähen kogu aeg võitma, aga jään kuskil 200. Ei olnud see päris minu päev jah. Nagu ikka see Eesti Spartan vabadusi on juba näha meile. Küll sul läheb see käiguvahetaja ja tossud olid halvad ja. Tookord ma oleks kindlalt võitnud. Jaa. Timmo oleks teisaks jäänud, ma oleks võitnud. Oi jah. No võt. Ei no, ma ei tea, ma nagu ei kahtle. Ma arvan, et kohad tulevad head homme. Mis ma oskan öelda? Nii on. Kuidas teil meigi ja soenguga on? Hommikul kell 5 platsis. Kell 8. Jah, ma olen kell 8, mulle taas natuke rohkem. Sul on 8 nagu väga hea. 5 on jälle see. No 5 on siuke. No 5 on parem kui kell 3. Jah, või kell 2 öösel. Karikatel mul on kell 2 öösel. See on tead, kohta. mida sa öelda? Mis see? Sa juba tead kella? Jaa, aga mul on Novikova teeb. Okay. No võt. Ei no, mis on ikka, põhimõtteliselt nüüd ju saavad puhata, rahulikult olla. Me läheme käime korra küla peal ja siis juba trimm peale ja teeme veel viimased need veerand pöörded veel korra läbi ja et ma ei tea, mina olen ka tegelikult suht rahulik. Homme süskarid üles ja pamp peale ja. Jah. No võt, aga tõmbame otsad kokku, et pärast saame siis jah muljatada, kuidas. Järgmises episoodis tõmbame otsad kokku. Et ei ole see bikiini prepi lõpp nii hull midagi. Täitsa norm ju. Elab üle. Saavad hakkama, elavad ju. Elus jah. Ei no väga hästi ju, sa naeravad ja emotsiooni on ja mitte ei ole mingi zombi, vaata. Semi. Kohe oleme zombid. Diivani läheb tärts. Ei no nüüd olete juba puhanud, et ma olen ju ikkagi see peak week on, läheb nagu mõnusamaks on ju. Te ei ole väga raskeid trenne teinud, teil on ikkagi siuke suht loorberitel lesimine olnud see nädal ju. Kolmapäeval oli küll siuke tunne, et korraks, et tahaks ära surra, aga. Oli või? Raske oli see, et kõik päevad järjest trenni. No jah. See on raske ikkagi 4 trenni järjest, sest et ma olen ikkagi vahepeal jätnud mingi pausi vahele ja et tund aega järjest ka kardiot, sest selle ma olen ka nädala peale kuidagi ära jaotanud oma selle kardio tundide arvu. Et see oli raske. 3 päeva järjest või 4 päeva järjest trenni ja 3 päeva järjest siis kardiot. Vaatame siis me võime järgmise peak weekiga proovida niimoodi, et teete äkki siis, no vaatame ühesõnaga. Et võib-olla annan teile ühe puhkepäeva nagu lisaks. Okei. No väga praegu. Ehk siis mõlemad olete ka Salmes. Jah, ikka. Salmel rivis. Ja kahjuks rohkem võistlusi teed. Et isegi võib-olla oleks võinud on ju, aga noh, ma arvan, et esimese hooaja kohta tegelikult mina isiklikult kahetsen, et ma esimene hooaeg läksin euroopakatele. Et ma olin nii toores, ma ei olnud selleks üldse tegelikult nagu valmis. Aga noh, üllatajad on ennegi olnud, kes on läinud ja kohe seal ka vaata rebinud, et ei tea jah, aga mina olin ikka väga nagu toores, et mul pigem ütleme, et ma tulin Eestist võiduga. Ma olin overallis teine ja ma ei saanud euroopakatel isegi mitte nagu poolfinaalist läbi. Ma olin kuskil seal kui teab, mis kohal on ja neid kohti lihtsalt ei öelda sulle nagu sa mingi seal 15 tagapool oled. Et see oli ikka nagu suht kurb on ja. Aga noh, seiklus oli huvitav ja läksingi esimest välisvõistlust tegema ju treenerid poolt kaasas, mul oli ainult nagu tiimikaaslane ja temaga me siis koos manageerisime, et selles mõttes sain nagu kohe sinna külma vette ikkagi korralikult nagu sisse minna. Aga näed, et see ei tõmmanud moti maha aasta pärast oli jälle laval tagasi ja jälle euroopakatel on ja et seekord sain vähemalt poolfinaalist edasi, et juba nagu sammu võrra parem. Aga jah, et no vaatame, et mis edasi saab, kuidas. Aga jah, 2 võistlust ja ma arvan, et see on nagu mõnus start. Ja noh, kes teab, võib-olla teete, aga noh, samas teil on siin mingid reisiplaanid ja asjad, et muidu oleks... Puhkuseks valmis kohe. Et muidu oleks nagu see, et teete 2 ära ja siis võistluskalender on ju ees, et võid 2 nädalat hiljem vaadata mingi Diamond Cupi kuskil Euroopa linnas on ja mis ei ole ka halb mõte absoluutselt, et ennegi näinud selliseid viimase hetke otsustajaid, et
noh, mis on 2 nädala pärast kuskil Maltal mingi äge võistlus, et noh, või läheks teeks. Et jah, aga noh. Vaatame. Vaatame ära, kuidas läheb ja nice. Jah, aga tõmbame kokku. Tõmbame kokku, lähme naudime Pärnut. Äkki saab midagi head süüa või? Mis see klubi meil siin juures oli? Jah, meil Bravo paistab siit aknast. Et mõtlesingi, et tõmbame krimmid peale tüdrukutele ja lähme sinna öökasse. Ühesõnaga, lähme Bravosse ja näeme järgmine nädal. Tšau!